Mis see teema üldse oli? Oota, ma kohe ütlen sulle, et kas IT on jätkuvalt kuum? On küll, jah. Ei, selles mõttes, issand jumal, IT on olnud kogu aeg commodity, et need, kes arvavad, et IT kaob kuskil ära, et palju õnne. Et seda kindlasti ei juhtu ja kindlasti me ei ole hääbuva tööstuse esinejad, et kui loo mind siia esinema kutsus ja ütles, ma küsisin, et millest ma rääkima pean, siis ta ütles, et et ma ei tea, et räägi midagi seksikat. Siis ma mõtlesin, et teeks kohe ära, et räägiks nagu siin tehakse ennustusi, et mis 2030 juhtub, et siis räägime seksikosa ära, et ühesõnaga Pirko, et sa teaksid, sina, kes sa oled 2030, sa oled 54-55, on ju, et kus on meil see pult, mis vastu võtab meil mingit signaale. Nii, tuli. Ühesõnaga, Pirko, kui sa oled 55, siis ei pea majast välja minema. Ei pea ostma endale punast autot lahtise katusega, selleks, et keskeakriisi nagu leevendada, vaid sa saad seal üle elada oma kodus. Ja selle auto sa pead ostma lihtsalt ühes teises keskkonnas. Tõenäoliselt pisut odavamalt, kui ta päriselt maksab, eks. Et naljakad laused, te kõik naerate selle peale, aga see on üks trend, mida meie nagu näeme, et üha rohkem ja rohkem meie elu muutub virtuaalsemaks, üha rohkem me elame kuskil mujal, kellegi teise elu. Ja kui tõesti juhtub see, et me 2030 suudame ära lahendada ühe inimkonna baasprobleemidest või baasdriveritest, ehk siis see on kirg, et kui me selle suudame ära lahendada ja suudame lahendada ära ka selle, et ma ei tea, toit tuleb automaatselt koju, siis põhimõtteliselt põhjus majast väljumiseks puudub. Kui sinu virtuaalne elu on parem kui sinu päris elu, kui sa päriselus näiteks ei ole rahul oma kehaga, mina ei ole võtnud maha 17 kilo, eks. Tahaks küll. Mulle need esinemised meeldivad, need sunnivad mind pool tundi käima kõht sees, et treenib kõhulihast vähemalt. Ja kui sa ei ole rahul oma kehaga või sa ei ole hea suhete looja, aga sul on need võimalused, et ma olen see, kes ma tahan, naine, mees, nii, powerman, eks, et milleks? Mis siis juhtub, kui virtuaalne elu on palju parem kui minu päris elu? Kristjan Port armastab sellest rääkida laupäeviti, kuulake, eks. Tal on palju neid juhtumeid, kus need inimesed, kes endaga rahul ei ole, elavadki parema meelega hoopis virtuaalelu kui seda elu, mis päris maailm meile pakub. Ja kui te tundub teile, et mu jutt on nagu väga kosmos, siis ma tuletan teile ühte meelde. Ma selle puldiga sõidku üldse läbi. Ma saan oma telefoniga YouTube'i vaadata. Kui keegi oleks 15 aastat tagasi mulle öelnud, et ta saad nagu igapäevaselt telefoniga YouTube'i vaadata, nagu, ta oleks välja naerdud, eks. 15 aastat tagasi lause, et kujutage ette, 15 aasta pärast igal koolilapsel on telefon. Lollakas. See oli 15 aastat tagasi. Praegu ei naera keegi. Ehk siis täpselt sama, kui te võtate mu eelmise slaidi, mina ise ei julgeks kahtluse alla panna seda ennustust, et 2030 ei juhtu täpselt nii ja et Pirkol ei avane neid võimalusi, mis me just siin ette tagasi pakkusime. Ja. Mina paneks oma raha sinna peale. Aga 15 aastat tagasi iPhone, YouTube. Ühesõnaga, maailm on tänapäeval midagi muud kui see, mida me teame maailmat olevat. Ehk siis ei ole ainult see maailm, kus me igapäevaselt elame, ei ole ainult see maailm, mida me kujutame ette, kui me mõtleme maakera peale. Vaid on olemas teised maailmad, kolmandad maailmad, kes on kuulnud mängust Second Life, loodud aastal 2003, täna hakatakse juba maha kandma seda rakendust, kuigi neil on ka üle 20 miljoni kasutaja, ehk siis seal on muide Eesti saatkond olemas selles keskkonnas. Miljonid inimesed elavad Second Life'i, teist reaalsust.
Võtame veel mõningad näited. Vihased linnud. Üle 400 miljoni downloadi, üle 30 miljoni igapäevase kasutaja. Kusjuures nad on kokku löönud, et kui palju aega kulub keskmiselt selle mängu peale. Ja kui me räägime alati, et IT on tohutu abimees ja IT nagu teeb kõike efektiivsemaks ja lihtsamaks, siis see on ehe näide, et IT võib olla ka täielik ühiskonna hävitaja. Praegu õnneks kõige rohkem mängijaid tuleb Hiinast. Ilmselgelt nende produktiivsus langeb järgmistel aastatel. Olete minuga nõus? 30 miljonit inimest, igaüks mängib 10 minutit päevas, tehke see aasta peale, ja te saate aru, et me kulutame terve inimkonnaga 200 000 inimaastat tegelemaks sellega lihtsalt, et mõnes mõttes on hea, arstid vähemalt kiidavad seda, et arstidel on vahepeal suur mure, et kui telefonid tulid ja noored saadavad hästi palju SMS-e, USA ühiskonnas on ära mõõdetud, üks keskmine USA noor saadab ühes kuus 4000 SMS-i, üle 100 SMS-i päevas. Et siin pöidlad läksid, pöidlad arenesid väga palju ja muud näpud mitte. Ja neil tekkis probleem sellega, et vaata, kui pöial areneb, siis kui kuskilt väga areneb, siis kuskilt jääb vähe vajaka. Õnneks smartphone'id on asi paremaks läinud, sest nüüd me saame teha ka niimoodi ja niimoodi või niimoodi, eks. Et pilt läheb edasi. Võtame teise mängu. Farmville, tootakad Facebooki need signaalid teate küll, et keegi ostis selle uue traktori ja keegi künnab vähe vingemalt kui teine. Te naerate, aga maailmas mängib üle 80 miljoni inimese. Aktiivselt iga päev samuti umbes 30 miljonit inimest. Kui haige see on? On haige. Ja asi, mida me ei taju, et mõne aastaga on tekkinud meile keskkonnad, mis on hoopis midagi uut. See on, kui me võtame seda meedia kontekstis, siis ei ole maailmas olemas sellist teleseriaali või teleshow'd, mis ärgitaks ennast endaga kaasa mõtlema või ennast vaatama niivõrd palju inimesi pidevalt. Ja see kõik on IT. Või siis mitte. IT on selles mõttes vahend. Nõus. Vaatame veel online maailma. Facebook või moluvihik või mismoodi seda Eestis kutsutakse, eks. 8 miljonit kasutajat. Pean tunnistama, et olen ise ka aktiivne kasutaja. Täitsa haige on. Lähed õhtul voodisse, võtad api lahti ja vaatad, mis sõbrad teinud on. Käsi püsti, kes teeb sama. Masendab. Kui mulle sõbra naine kunagi kortis, mul veel ei olnud iPhone'i, sõbral oli, ja sõbra naine küsis, et mul ei ole meest, et õhtul lähme voodisse, selle asemel, et ta mind vaataks. Ma mõtlesin, on sõber, oma naisele ka ei pööra tähelepanu. Nüüd olen ise kodus. Aga eks ma siis ootan 2030. Ja need on hoopis... Need on näited sellest, et me tegelikult armastame või avastame või tahame leida või anuneme millegi uue järele. Me elame kellegi teise elu. Et see on ka see, kuhu me minemas oleme, et me oleme ühe lähemal sellele hetkele, et me saame maailma vaadata reaalajas läbi kellegi teise silmade. Mida ma siin all mõtlen? Kui muidu oli nii, et sõber käis kuskil reisil, tuli tagasi, saime kokku, võtsime mõned õlled, vaatasime pilte, siis nüüd sa saad pilte vaadata tõenäoliselt peaaegu reaalajas. Ta teeb pildi ära, upload to Facebook, mina kohe vaatan. Mõne aja pärast on see hetk, kus tal on siin selle nööbi asemel väike kaamera ja juhul, kui ma tahan, siis ma põhimõtteliselt kõnnin taga kaasas, et tema kõnnib ja mina olen siin see nööp ja vaatan, mida ta näeb. Ja kõik minu sõbrad saavad seda näha. Ehk siis täitsa normaalne olla, et näiteks Pirko, kui sa oma keskajakriisis lähed noore tütarlapsega kohtama ja te olete jõudmas esimese suudluseni, siis see õnnis nägu, mis sulle vastu vaatab, et see on see naine, vaid veel tema 500 sõpra siin nööbi koha peal. Et see võib olla nagu reaalsus, et see ongi see, et me tahamegi elada teise elu, et me elamegi oma sõpradele kaasa, sest
Me elame ju kaasa, miks me muidu istume õhtuti ja näpime seda oma telefoni ja otsime midagi põnevat. Et me kõik tahaks näha ju Pirko esimest suudlust. Okei, kõik ei taha. Ühesõnaga, kui me mõtleme selle peale, et me ei ela enam oma elu ja vaatame maailma läbi kellegi teise silmade ja tahame olla kogu aeg kellegi osa kellegi teise elust, siis ühe tähtsamaks muutuvad ühe kõva mehe sõnad, keda te kõik lugesite kindlasti, et võtke üks hetk ja lugege see tekst uuesti läbi, ainult see üks lause. Ja võib-olla tõesti aeg on nagu järgi mõelda, et kas see on see maailm, kuhu me tahame minna, või see ei ole see maailm, kuhu me tahame minna. Ma pean teile ette ära ütlema, et kahjuks seda optsiooni, et me ei taha sinna minna, seda optsiooni ei ole. Et me läheme sinna igal juhul. Inimesed muutuvad tehnoloogia tõttu ja selle vastu ei saa. Ehk siis 95, 96 vähestel eestlastel oli olemas e-mail. Täna ma arvan, et siin saalis ei ole inimest, kellel ei oleks e-maili. Nõus. Ka need inimesed, kes täna ütlevad, et mind ei ole Facebookis või mõnes muus sotsiaalvõrgustikus, fine, lihtsalt hoiatan, et tõenäoliselt varsti sa oled. Et see on samasugune jutt, et mina ei võta raha sularahaaparaadi, sest sularahaaparaat on ebaturvaline, eks. Kõlab ka haigena, eks. Et me kõik kokkuvõttes jõuame sinna ja see tehnoloogia meile need muudatused teeb ja küsimus on lihtsalt sellest, et kui palju me seda endale ligi laseme. Ehk siis meie ümber on juba meie ühiskond, ka M-ühiskond. Ma hakkasin siin kirjutama, paningi sa ei saa panna ainult E-ühiskond, sa pead panema M-iga juurde, sest M on ikkagi mobiil, ja kirjutasin juba E-pangad ja M-pangad, ja siis kirjutasin E-valitsus, ja ei saanud M-valitsus kirjutada, sest valitsus on nii M-id juba aasta ja sadu. Aga selles mõttes kõik see muutub meie üheks osaks, ja kõik see liigub sinna poole, et meil tegelikult tõesti puudub reaalne vajadus mingil hetkel minna kodust välja. Sest see virtuaalmaailm, mida me suudame nende samade arvutitega luua, see muutub märgatavalt ilusamaks ja paremaks. Ja sellel virtuaalmaailmal ma soovitan vähe kiirem arvuti panna siia teile kuskile, et siis töötab pildid paremini. Et see viib meid selle sama Matrixi efektini, kes seda filmi näinud on, saab sellest aru, et on meil siin maailmas siis 9 miljardit või 11 miljardit või 15 miljardit. Ja kui me igaüks elame oma kookonis, saame oma toitaineid, elame sureme seal kookonis ja kogu meie reaalne elu toimub nii-öelda arvuti taga või mingis pildis, siis ka nii on võimalik. Ja nii ei ole vaja minna kuskile ookeani alla või lennutada ennast Marsile. Sest need virtuaalmaailmaid me saame luua täpselt nii palju, kui me tahame, täpselt selliseid, nagu me tahame. Seal ei ole vahet. Ja veel on oluline selle sama virtuaalse maailma juures, miks see meid paelub või miks ta meile niivõrd palju meeldib, on see, et vaadake, kui sa elud oma elu keeruliseks, sa teed oma päriselus vigu, suhted purunevad, sa saad haiget, see kõik on halb. Ühel hetkel oled sihukke siga, et tahaks ennast ära tappa. Siis päriselus on seda raske teha. Aga mõelge, kui lihtne on seda teha virtuaalmaailmas. Kui mu elu enam mulle ei meeldi, delete, restart, kreidi muu avatari ja läheb jälle edasi. Kui mulle mõni sõber ei meeldi, blokk. Ja elu läheb edasi. Täna olen emo, homme olen hipi, ülehomme olen kes iganes. You name it. See ongi IT-maailma võlu, ja meie valu ka. Et väga raske on aru saada sellest, et kui suur on see töö, mida me tegelikult teeme, sest selle töö hävitamine on ju ainult üks nupuvajutus. See ei ole nagu sammas. Raineri aitseks öeldes, mulle isiklikult meeldib. Mulle meeldib see sammas. Ei kukkunud päris niimoodi välja, nagu nad tahtsid nagu originaalis, aga mulle see meeldib.
aga temast on saanud see sümbol, et et a la, et kui üldsus on vastu, et mõtle, kui saaks teha nagu delete. Mõtle, kui me saaks teha niimoodi delete, et need, kellele meeldib, nende jaoks on olemas, aga need, kellele ei meeldi, ei ole. Aga me saame niimoodi. Virtuaalmaailmas me saame teha niimoodi. Et see Vabaduse plats, kuhu mina astun, minu virtuaalmaailmas Vabaduse platsil on see sammas, sinu omal ei ole. Okei, sulle ka meeldib. Et see on see võimalus. Ja mida see meile annab, ongi see, et me ei suuda täna ette kujutada kõiki neid võimalusi, mida annab meile virtuaalmaailmade areng, mida annab meile open data, mida annab meile cloud computing'u võimsus. Me ei suuda seda ette kujutada, aga me suudame ette kujutada seda, et neid maailmad on palju, et see enam ei ole üks maailm. Ja see, et neid maailmasid on palju, tähendab seda, et kõik need maailmad vajavad uusi tooteid ja teenuseid. Eks me ei ole enam piiratud nende ressurssidega, mis meil on siin maailmas. Sest virtuaalmaailmas ressursid on, mis asi siis? Elekter, mis toidab serverit ja jahutab serverit, nõus. See lill, mille ma annan neiule, see on ju õhk või nullid ühed. See on meie programmeerija fantaasia ja meie disainerite looming. Ja kõik need maailmad vajavad tooteid ja teenuseid ja see võib olla teie ärikoht. Enam mitte see maailm, kus te praegu elate, vaid see maailm, kus juba osad meist elavad ja kuhu me üha rohkem liigume. See võib olla teie ärikoht. Microsoft teenis $150 miljonit riiete müügist aastal 2010. What the fuck? Müüsid neid logoga särke oma sellest Microsofti poest või? $150 miljonit riiete müügist Microsoft. Milliste riiete müügist? Xboxi avatari riiete müügist. Mis te teete nalja või? Ma pean tunnistama, et Angry Birdsis on olemas siuke tegelaskuju nagu Almighty Eagle. Olete kuulnud? Kes ei ole? Downloadi käinud. €1 eest saab. Ma ostsin. Ma tahtsin näha lihtsalt. Need on tohutud käibed. Amazoni käive jõuab varsti vist $100 miljardi. 2014 või? $100 miljardit. Ja see on kõik virtuaalne. Raha on niikuinii praegu juba virtuaalne, mis pankadest ju liigub. Avatarid on virtuaalsed, teie avatarina olete virtuaalne, te pakute mingeid teenuseid avatarina virtuaalmaailmas, saate selle vastu päris maailma raha või saate virtuaalmaailma raha, see vahet. Kui see toimib ja töötab, väga hea. Aga see võib olla teie ärikoht, see võib olla teie ärivõimalus. Ma ei tea, hakake disainima päikeseprille avatari Xboxis. Kindlasti mingi võimalus. Oakley tõenäoliselt veel ei tee. Ja teie eelis on selles, et ei ole kinni mitte mingites materjalides. Ainuke teie takistus on tõenäoliselt IT. Ehk siis kui vingeid me seda prilli suudame nii-öelda nagu, mis ma ütlen siis, ühtede nullidega edasi andagi. See on teie võimalus. Te ei pea mitte midagi teha materjalidest. Ehk siis, ma olen täiesti nõus eelne esinejatega, IT on commodity. Ta pole kunagi olnudki midagi muud. Ta on teenus. Ja jääb teenuseks. Kui sa muidugi oskad matemaatikat, siis sa oskad seda ükskõik millega muuga segada, eks, et sinu eelis. Aga ta jääb commodity'ks ja ma ei taha öelda, et IT on nagu tähtis. Ei ole. Tähtsad on ikka samad asjad, mis kogu aeg on olnud. Järglased, sõbrad, suhted, kõik see on jätkuvalt oluline. Küsimus on lihtsalt see, et tänu IT-le me võime, kus ma ütlen, elada mitut elu. Elada mitut elu niimoodi, et ta veel päris ei ole vastuolus tänapäeva moraaliga. Kui sul on naine ja sul on armuke, on see halb. Kui sul on naine ja virtuaalne armuke, kas see on halb? Me veel ei tea, varsti võib-olla on, me veel ei tea, sest meie moraal ei ole järgi tulnud sellele tohutule tehnoloogia arengule. Eks see on sinu valik, rääkides pillidest, mida täna siin juba söötakse. Kas sa võtad sinise
või sa võtad punase. See on sinu valik, kas sa lähed siia maailma oma teenuseid müüma või sa lähed sinna maailma või nendesse maailmadesse oma teenuseid müüma või tooteid. Ja ühe žürii liikmena ma tahaks südamele panna teile veel, et see on minu kogemus. Töö. Kui te tulete oma ideedega siia konkursile, žürii ette, ainult idee ei müü. Rohkem müüb see, kui te näitate, mismoodi te selle idee ellu viite. Ja žüriis ootab teid üks sõber. Aitäh teile minu poolt. Ennem kui me hakkame süübima sellesse, et miks see plastmassist asi on täpselt selline, nagu ta on. Muide, ma seda ei saa rääkida kaamera ees, me tuhanded vaatavad, eks. Kinectil on olemas see tugi. Mis tugi? Ma ei tea. Ma olen ikka vähe halvasti haritud. Ma ei ole ise ka proovinud, aga vaatame. No selge, aga ennem kui me hakkame uurima seda, et miks need asjad, mida me disainime, kas siis selles maailmas või mõnes teises maailmas on täpselt sellised, nagu nad on. Ma tükk aega mõtlesin, mida ma su käest küsin, et sa olid päris isiklik minuga. Aga me oleme vanad sõbrad. et ütleme, võttis sõnatuks. Ja ma mõtlesin, et kas sellist Eestit me siis nagu aastal 2030 tahtsimegi. Ma küll tahan. Sina tahad, okei. Aga räägi mulle nagu selles mõttes, et okei, et sa ütlesid 99% tööd. Muide, üks asi, et selles mõttes, et kui sa ütled, kas sellist Eestit me tahtsimegi, ma arvan, et see küsimus ei ole enam nagu aktuaalne, et me peame küsima, et kas me ikkagi sellist maailma üldse tahame, eks, tulihingelise patrioodina ma loodan, et eesti keel nagu säilib ja ma väga toetan härra Aaviksoo seda ideed, et suurim teene, mis me saame oma riigi ja keele jaoks teha, on see, et kui paarikümne aasta pärast keeleoskus enam ei ole oluline, sest kõne ja muud translaatorid on sellised, et sa võid rahulikult rääkida omas keeles ja sa kuulad mind omas sobivas keeles, siis parim teene, mis me saame teha, on see, et üks nendest keeltest seal translaatorites oleks eesti keel. Ja kui me selle oleme ära teinud, siis on meie keel ka päästetud, eks. Aga nüüd sinu küsimus. Näed, ma ikka jõuan lõpuks oma küsimuse ära küsida. Räägi mulle nagu selles mõttes, et okei, et ma olen niisugune lahe noor hakkamist täis inimene, nüüd mul tuli see idee peale, aga räägi, et tööd teha, ma võin igasuguseid töid teha, aga kust otsast ma peaks alustama? Kust ma peaks alustama? Mul on vägev idee, ma mõtlen, et okei, ma tahaks neid prille tegema hakata. Mis ma peaks tegema? Mis esimene samm on? Tahab prille teha? No, prille, jah. Ega selles mõttes, kui me räägime virtuaalmaailmas loomingu tegemisest, siis tulebki, kui minna nüüd päris kahe jalaga vastu maad, eks, ja mõelda, et mida siis teha, siis tulebki vaadata neid platvorme, mis on nagu avatud selleks, et sa saaksid oma äriga sinna sisse tulla. Täna juba on olemas neid keskkondi, juba neid virtuaalmaailmasid, kus sa nii-öelda saad ise oma lisateenuseid pakkuda, sellega, et sa disainid mingeid uusi elemente ja lihtsalt siis nii-öelda müüd neid päris raha eest, eks, et vaata lihtsalt ringi, leia need keskkonnad, kus see avatus on olemas ja hakka pihta. Aga kellega ma peaks rääkima? Kes? Google'iga. Google'iga? Okei. Kellega sealt Google'ist? Ei kirjuta nagu selle search barile kirjuta nagu küsimus. Selge. Hakkame siis kõik Google'iga rääkima, aga veel kord teeme Taavile suure aplausi.